Ukraina purustab Vene wildberriesed, pannes Kremlit keerulisse olukorda. Ei, Zelenski pole äkitselt arendanud irratsionaalset vihkamist puuviljade vastu. Pigem on ta heaks kiitnud Ukraina kaugmaa rünnakukampaania uue faasi, astudes uuele poliitilisele pinnale. See on riskantne samm ja selle tulemusi näeme reaalajas. Näite, Wildberries on ettevõte. Kui arvate, et see ei kõla justkui ettevõte, mis toodab tanke ja soomustransportööre Venemaa kaitseministeeriumile, siis teil on õigus. See ei tegele sellega. Näite, Wildberries on Venemaa Amazoni ekvivalent ning Ukraina näeb seda ilusat Wildberriesi roosat värvi ja mõtleb, et nende ladusid kaunistaks kenasti üks komplekt roosasid linde. Sellel on märkimisväärne mõju Venemaa majandusele ja poliitilisele olukorrale riigis. Seega peame võtma aega, et hinnata toimunut ja mõelda, millised on selle tagajärjed. Täna alustame täpsemalt sellest, mis asi see Wildberries üldse on ja mida Ukraina on rünnanud. Seejärel püüan hinnata seni tekitatud kahju. Lõpuks vaatame Ukraina poliitilist strateegiat selles küsimuses ja uurime, kas see on tõhus. Aga las ma alustan sellest, mis on Wildberries, kuidas see siia jõudis ja milline osa sellest pole enam meiega. Viimase 15 aasta jooksul on jaekaubanduses toimunud vaikne revolutsioon. Ma ei pea silmas e-kaubanduse hiiglaste tõusu. See on ilmne. Ma mõtlen, miks e-kaubanduse hiiglased on turu üle võtnud. Amazoni ja teiste sarnaste ettevõtete turu osa ei kasva sellepärast, et nad oleksid jaekaubanduse täielikult selgeks saanud. Tegelikult on nad logistikafirmad, kes lihtsalt juhtumisi tarnivad tarbekaupu. Teisisõnu, nad investeerivad tohutuid summasid jaotusvõrkudesse ning teenivad seejärel aastate jooksul kasumit aeglaselt, müük müügi haaval tagasi. Arvestades seda ärimudelit, polnud Amazonil mingit huvi Venemaa turule siseneda. Oli palju paremaid kohti, kuhu teha suuri kapitaliinvesteeringuid, kui ebastabiilne riik, mis on täis pikaajalisi riske. Viimane asi, mida sa tahaksid teha, on investeerida miljardeid dollareid Venemaa jaotuskeskuste loomisesse, et siis pärast erisõjalise operatsiooni väljakuulutamist näha, kuidas kogu sinu investeering 3 päevaga haihtub. Siiski oli äristrateegia mõistlik. Sul oli lihtsalt vaja venelast, kes selle üles ehitaks. Siin tuleb mängu Tatjana Kim, etniline korealane, kes sündis Groznõis ja valis oma ettevõttele ka ingliskeelse nime. Tõepoolest, Kim asutas Wildberriesi 2004 aastal ja tema vara väärtus oli juuli alguses umbes $8 miljardit. Ole just see, mida kujutaksid ette Vene oligarhi välimusena, aga nii see on. Igatahes, ma ütlesin, et tema vara väärtus oli $8 miljardit, sest Zelenski ilmselt ei ole puuviljafirmade fänn. 18. juulil ründas Ukraina paari Wildberriesi jaotuskeskust, üks neist Moskvast ida pool ja teine umbes poolel teel Moskva ja Volgogradi vahel. 2 päeva hiljem viis Ukraina läbi oma suurima rünnaku, seekord Moskvast lõuna pool. Selline nägi hoone varem välja. Minu arvates on see päris kena, välja arvatud see, kuidas see veidralt diagonaalselt vastu teed kokku surutud on. Aga kui vaatame NASA Fire Trackerit, siis näeme, võib-olla me ei näe seda enam kunagi. 225 000 ruutmeetrit laopinda süttis põlema, see on umbes 31 jalgpalliväljakut. See teeb umbes 42 Ameerika jalgpalliväljakut minu Ameerika sõprade jaoks. Huvitav on siin see, kui tohutult suured need tulekahjud on olnud, mõnikord on nende kustutamiseks kulunud päevi. Kui me näeme sama asja rafineerimistehases, ei ole see üllatav. Nendes sihtmärkides on sõna otseses mõttes tohutud paagid tuleohtlike vedelikega. See, mida me näeme Wildberriesi jaotuskeskustes, on võib-olla Ukraina sõjaplaneerijate loomingulisema mõtlemise tulemus. Need jaotuskeskused muutuvad lõpuks tõelisteks püssirohutünnideks. Papp, tekstiilid, liitiumionakud, aerosoolid ja plastid. See ei ole just nimekiri toodetest, mis oleksid tuntud oma tuleohutuse poolest. Võib-olla just sellepärast jätkas Ukraina oma rünnakut 22. juulil veel 2 löögiga Krimmist ida pool. Seejärel, 24. juulil toimusid 2 rünnakut Peterburis, üks Moskvas põhja pool ja viimane Krimmi pealinnas. Ma jälgin nüüd ärevusega, kuidas aeg tiksub, muretsedes, et see video võib olla avaldamise ajaks juba aegunud. Kahju siin on märkimisväärne. 18. kuni 20. juuli rünnakud põhjustasid hinnanguliselt $457 miljoni suuruse kahju.
see on jõudnud sinnamaani, et tekib küsimus, kas kindlustusfirmad suudavad selle kõik välja maksta, mis võib kaasa tuua kaudseid turumõjusid. Samuti on märkimisväärsed võrgustiku mõjud, sest ma ei tahaks olla see inimene, kes nüüd vastutab Wildberrisi üleriigiliste laovarude haldamise eest. Need 18. kuni 20. juuli rünnakud kustutasid umbes 10% ettevõtte logistikavõimekusest. Nüüd on Wildberrisil tohutu haare, umbes 200 rajatisega üle kogu Venemaa. Umbes 10 neist on umbes sama suured kui esialgsete rünnakute sihtmärgid, mis tähendab, et Ukraina võiks kustutada 20 kuni 25% ettevõtte tegevusest vaid mõne lisarünnakuga. See paneb Kremlit veidi keerulisse olukorda. Kaitseministeeriumil oli juba raskusi oma õhutõrje paigutamisega Venemaa naftarafineerimistehaste kaitseks. Kas nad saavad endale lubada veelgi rohkemate ressursside eraldamist järjekordse võimalike sihtmärkide rühma jaoks? Mõelge ka olukorra üldisemale absurdsusele. Kujutage ette maailma, kus igal Amazoni jaotuskeskusel Ameerika Ühendriikides oleksid oma droonivastased ja raketivastased patareid. Ja kuigi ma olen täna keskendunud Wildberrisile, ei keskendu Ukraina ainult sellele ühele ettevõttele. 20. juuli rünnakute hulgas oli ka logistikapark Ozonile, mis on Wildberrisi peamine konkurent Venemaal. Erinevalt Wildberrisist on Ozon börsil noteeritud ettevõte ning selle aktsia langes algselt 4%, enne kui taastus mõnevõrra 2,3%-ni. Aga hoidke kinni, sest 24. juuli rünnakud tuleb varsti samuti sellesse arvestusse võtta. Ükskõik kui suur see langus lõpuks ka poleks, on see osaliselt selle konkreetse rünnaku tulemus, kuid peegeldab ka laiemat täiendavat riski kogu tööstusele. Kuigi Berry eraväärtus on langenud märksa rohkem, sest tema füüsilised kahjud on suuremad ja mitte hüpoteetilised. Kummalisel kombel sihib Ukraina ka lihatöötlemistehaseid Brjanski oblastis, kuigi need on paremini seotud ettevõtte toiduainete jaotusvõrgustikuga Vene sõduritele. Igal juhul on siin veel mõned peenemad makromajanduslikud tagajärjed. Asi pole ainult selles, et Ukraina on hävitanud hulga asju. Sellel on otsene inflatsiooniline mõju, kus sama hulk rublasid ajab taga vähem tooteid. Pigem on asi selles, et e-kaubanduse jaotusmudelil on laiemalt deflatsiooniline mõju. Kui see mudel ei ole Venemaal enam teostatav seni, kuni seda kestab, on sellel sama üldine mõju nagu rohkemate toodete kadumisel. Hinnad tõusevad ikkagi, sest tarbijatel läheb kaupade füüsiline kättesaamine kallimaks. See vestlus annab hea ülemineku meie tänase viimase teema juurde. Kuidas uued rünnakud mõjutavad poliitilisi kaalutlusi Venemaal? Ukraina ametnikud on püüdnud kujutada Wildberrisi vastu suunatud rünnakuid kui tagajärge ettevõtte kaheotstarbeliste kaupade müügile. Sellised asjad nagu FPV droonid ja fiiberoptilised kaablid, samuti mitte kaheotstarbelised kaubad nagu tavaline kehaturvis. Tõsi on, et Wildberris müüb neid tooteid ja ma arvan, et see ütleb nii mõndagi selle kohta, et Vene sõdurid peavad nende toodete saamiseks lootma logistikaettevõttele. Vastupidiselt sellele kasutavad ka Ameerika Ühendriigid oma sõjatööstuses erasektorit. Aga te ei näe, et Amazon neid tarned korraldaks. Logistika võidab sõdu, seega on kõnekas, kui sa annad selle kellegi teise teha. Sellegipoolest ei ole see kaheotstarbeline katevari eriti veenev. Ja vaevalt see kedagi petab, kui käigu pealt leitud õigustus uuele strateegiale, mis paratamatult toob kaasa ohvreid Wildberrisi tööjõu seas. Tõepoolest, Ukraina droonioperatsioonide ülem on siin tegeliku kavatsuse väga selgelt välja öelnud. See on seotud sellega, et hävitada sekunditega agressorriigi kuuleka elanikkonna mugava rahuaja eksistentsi illusioon. Löögi andmine tavaliste impeeriumimeelsete patriootide ja president Vladimir Putini toetajate mugavustsooni kõige tundlikumasse ossa. Seega on tegelik eesmärk siin midagi täiesti erinevat kõigest sellest, mida me varem oleme näinud. Tõsi, naftatöötlemistehaste vastane kampaania on toonud Venemaa tarbijatele kaasa märkimisväärseid raskusi. Kuid see ei ole nende rünnakute peamine eesmärk. Tegelikult rahastab Kreml oma sõjamasinat naftatulude kaudu. Seega, hävita naftarikus, hävita Vene armee. Selle asemel on rünnakud Wildberrisi pihta eelkõige suunatud Vene tarbijate ja ettevõtete mõjutamisele. Tõepoolest, väikeettevõtted, kes kasutavad Wildberrisi tellimuste täitmiseks, on praegu väga pahased. Mõne nende ettevõtte kogu laoseis on hävitatud, mis on need firmad sisuliselt pankrotti viinud.
7. juulil, ilmselt aimates omaenda haavatavust, arvestades seda, mis rafineerimistehastega toimus, muutis Wildberries oma tarnija lepingut nii, et nad ei vastuta hävinenud vara eest, olgu see siis sõjategevuse või erilaooperatsiooni tõttu. See on Wildberriesi jaoks üsna hea diil, kuna nad tegutsevad peaaegu eranditult vahendajana. Nagu iga sellise strateegia puhul, mängid sa siin hasarti avaliku pahameele ja avaliku frustratsiooni vahel. Kui avalikkus tunneb kaasa oma valitsuse eesmärgile, siis avalikkuse otsene kahjustamine toob lühiajaliselt kaasa toetuse koondumise sõjaväe ümber. Kogu see protsess võib aja jooksul tüütuks muutuda, kuid vähemalt on valitsusel ajutine toetuse kasv. Vastupidiselt, kui avalikkuse üldine arvamus on, et kogu operatsioon on naeruväärne, siis avalikkuse ründamine valmistab neid ette oma valitsuse tegevusele vastu seisma. Seda viimast mõju võib näha Iraani sõja puhul. USA tarbijad näevad kõrgemaid kütusehindu ega ärritu Teherani peale Hormuzi väina sulgemise pärast. Nad ärrituvad Trumpi administratsiooni peale, kuna see pani Iraani olukorda, kus Hormuzi väina sulgemine oli hea mõte. Ja nii hakkabki tänase video alguses mainitud risk tunda andma. Mida me hakkame reaalajas jälgima, on see, kuhu keskmise Aleksandri frustratsioon suundub. Kindlasti tundub see, mida me lääne meedias praegu kuuleme, Ukrainale palju tõotab. Te mäletate, et Ukraina praegune sageli korratud mure on see, et Venemaa mobiliseerib rindele 100 000 uusi sõdureid, võib-olla juba septembris. Kiievi panus on selles, et Vene tarbijad on juba Kremlile vihased ning seetõttu peab Putin muretsema, et ebapopulaarne mobilisatsioon ajab nad lõplikult marru. Muidugi on risk selles, et Kreml kasutab neid rünnakuid põhjendusena, miks selline mobilisatsioon on vajalik. Sest sa tead, et just nii nad seda esitavadki. Kiievi režiim tapis 15 tsiviillao töötajat ja vigastas veel 90 töötajat. Nad peavad oma tegude eest maksma. Kas selline käsitlus toimib, on aga veel näha. Nii et, mis on meie tänased peamised järeldused? Ukraina on laiendanud oma kaugrünnakute kampaaniat, hõlmates nüüd ka üht suurt Venemaa tarbekaupade ettevõtet. Kahju erasektorile on ulatuslik ja jätab Kremlile vähe võimalusi kaitseks. Lõpuks sõltub selle kampaania tõhusus sellest, kas Vene kodanikud süüdistavad rünnakutes Ukrainat või Kremlit, kes on astunud samme, mis meid sellesse olukorda viisid. Samal ajal, kui soovite põhjalikumat ülevaadet sellest, kuidas me siia jõudsime, siis teile meeldivad need 2 suurepärast raamatut sõja alguse kohta. Lisateavet nende kohta leiate video kirjeldusest. Ja kui teile meeldis tänane video, siis palun pange like, jagage ja tellige kanal. Näeme homme. Hoidke end!